ütleb meile sõna otseses mõttes, mida meil on vaja teha ühiselt. Ja neljapäeval tunda seda tugevust, seda ühisväge, seda jõudu, mis meis on. Et puhastada, puhastuda, vabastada, lubada. Ei armas, Raamas siin Katrin ka, kus me oleme portaal 77. Väga imeline päev on olnud. Kuidas sinul? Usun, et sul ka. Me oleme suunatud siia portaali tulema. Päris õhtu on juba. Ma ei vaadanud. Ma panin ennast lennukisse tund-poolteist tagasi, nii nagu ikka see ettevalmistusaeg. Äkki oli siis 5 aegu või oli läbi juba? Ma ei oskagi öelda, ma ei tea, mis kell on. Jaa. Oleme põnevas hetkes, imelisel ajal. Ja tegelikult ma tean, et Raamo tahab päris palju meile öelda. Sest hakkas juba eile õhtul meid ette valmistama. Ja siin me oleme. Aga tuleme kohale kõigepealt. Kallame omale vee jahtuma. Võtsin klaasi täna, ei tea miks. No tuli. Ma jõin just mineraalvett ennem ja tuli ta siia ja see vesi ei olegi nii kuum, nii et ta on päris, see on paks klaas ka, vaata selline, see on mõnnaklaas. Hingame ennast kohale ja siis vaatame edasi. Ma olen kella. Hingame sisse. Kõhu põhja. Hoiame. Jagame laiali. Ja vabasta. Teine. Kolmas. Oleme ennast kohale hinganud. Hinged enda sisse. Eks ju? Ja käes on meil tuli muidugi. Ja elevant kannab meil ka tuld. Ma tõmban selle siia poole meil eest ära. Mõnes mõttes võib-olla just meile nüüd ette, eks ju? No väga hea. Mulle see meeldib. Ja tänane ettevalmistus oli ka juba selline, et tulid satsid, no punane, no täna on teisipäev, täna on marsipäev.
ja see aeg, kus me oleme suga. Veenus vahetab märki praegu. Samal ajal suured, tugevad, kõike määravad, seda uue algust loovat. 4 partnerit hoiavad meid nagu korvis koos. Ja seal on Pluto ja Neptun ja Uranus ja Jupiter. 4 väga võimast tegijat. Ja siis, nagu ma ütlesin, on täna Marsipäev. See on oranž ja punane, see on tulevärv. On see, mis toetab selle päeva energiat. Marss teeb läbi transformatsiooni, nii nagu meie sinuga. Merkuur, tema läks üldse retrokraadi jälle, nii et meie tagasivaated ja võib-olla külalised minevikust, võib-olla tehnilised takistused, mida iganes, hilinenud uudised. See sõnumitooja tegeleb nende teemadega. Aga Veenus, meie armastuse ja ilu jumalanna, tema astub praegu viimaseid samme lõvis. Täna homme. Ja kuhu ta astub? Ta astub neljapäeval Neitsisse. Ehk siis see kaduneljapäev, sest see on viimane neljapäev enne loovat kuud. Jah. Juhuslikkust ei ole olemas, eks ju, aga näed, Venus astubki Neitsisse just nimelt neljapäeval, see on kaduneljapäev. Ja miks me sellele oleme suunanud väga tugeva tähelepanu selle nädala jooksul? Sest need sõnumid ütlevad meile seda, et kui meil on vaja, meil kõigil on vaja luua rohkem korda ja rohkem ruumi oma eludesse, siis see on see aeg, mis on seotud materiaalse maailma poolega, Neitsi maamärk, mis aitab sul vabaneda kõigest sellest, mis sind enam ei teeni, mis aitab tõeliselt su ellu tuua selle uue alguse, kus sa loobud maksimaalselt kõigest sellest, mida sul tegelikult vaja ei ole, sest sa ei tea, mis see uus tahab asemele tulla. Rääkisime eelmises portaali saates, need igaks juhuks asjad, neid ei ole vaja. Ja ma elan vanas 100-aastases talus, kus kõik ümberringi laguneb. Kas ja mida mul on vaja hoida ja mida ma hoian igaks juhuks? Ma ehitan asju olemasolevatest materjalidest, mis on igaks juhuks alles hoitud. Ja neid asju ma kindlasti ära ei likvideeri. See puudutab seda, kui sa võtad lahti oma esimese sahtli. Tavaliselt sahtlites on asjad. On see riiete sahtel, on see muu tarbeesemete sahtel. Meil kõigil on kodus olemas need sodisahtlid, kus on igaks juhuks asjad. See on esimene, mis võtta endale ette. Vabane selles üleliigsest mõttetust mürast. Meil ei ole vaja kaableid kümnete kaupa, vaid meile piisab ühest veel olemasolevate tehniliste lahenduste laadimiseks, sest see kõik on muutumises iga hetk. Ja see üks kaabel
üks USB, üks C, üks USB A, üks USB, mitte 10, sest iga asjaga tuleb neid igalt poolt, ustest ja aknast, sa tead seda. Neid kaablite ja juhtmete, kaste, sahtleid, ma usun, on kõikides kodudes tänaseks. Tee see endal tühjaks, jäta tõesti olemasolevate masinate laadimiseks. Tänapäeva kodud, väga paljud on ehitatud nii, et kõik ongi juba ühendustes. Põhimõtteliselt sul ei olegi väga neid kaableid vaja kui üks. Jah, see on esimene sõnum. Sama tee oma riietega ja võta just ette seesama üks kategooria, eks ju. Ramo kordab seda, sest et see on see kõige kergem aeg sinu jaoks, mis on toetatud Veenuse poolt nii tugevalt. Et tee oma riidekapp nüüd korda ja jäta sinna ainult need asjad, mis on tõesti parimad. Ja kui sa ütled, et kõik on nii hea, et ma mitte millestki ei raatsi loobuda, siis ma tean, et sa valetad, sest alati on midagi. Ma teen seda tegevust nii tihti ja alati on midagi, mis on valmis välja astuma. Ja üsna tihti tuleb midagi asemele kohe, eks ju. Seda tühja kohta loodus ei salli, sa seda juba tead, sa oled kuulnud seda. Rakenda nüüd see teadmine oma ellu. See tähendabki, et mul on vaja kõigepealt loobuda sellest, mida sa juba oled proovinud, mis iganes, kandnud. Võib-olla kannad järgmine kord 10 aasta pärast. Kui need asjad, mida sa oma kapist hakkad vaatama, on erineva sind teeniva ülesandega ja materjaliga sõltuvad sellest, eks ju. Vihmajope ei ole tavaliselt naturaalne. Ja me jätame ta alles, sellepärast, et ta on sihtotstarbeline kummijope. Aga kas mul on kapis polüesterkleit või linane või puuvillane või siidist või sa saad juba aru, eks ju, kas see materjal teenib sind või vastupidi, hävitab sind, ei luba su kehal hingata ega normaalselt protsesse läbida. Kõik asjad vaata selle järgi ära. Me oleme jõudnud selle eluga siin pesas 44 välja vahetada oma garderoobi. Selle 3 aasta jooksul mul ei ole enam mitte ühtegi sünteetilist asja, just nimelt neid asju, mis vastu keha lähevad. Ja ka tegelikult enamus mu välisriietest, ilmastikuriietest on samamoodi läinud kas villaseks või nahast. Nii et jalanõud, vaata kõik need asjad niimoodi üle. Ära hoia igaks juhuks neid PVC kingi, mis jalad higistama panevad. Jällegi, need ühed Croksi plätud, mis teenivad üle maailma ükskõik kuhu minnes, need ma jätan alati alles, sest nad on tõestanud ennast ükskõik millises kliimas. Kas nende kõrval võivad olla nahast plätud? Loomulikult, sest neid sa armastad, sest nad on maandavad. Ja nii edasi ja nii edasi. Seda sama tee igal alal. Võta oma toidukapp ja aita ennast. Kui sa veel ei ole mingisugustest künnistest üle saanud ja sa tunned, et nüüd on see aeg, siis teadvusta, Veenus on sinuga, aitab sul loobuda kõigest sellest, mis tekitab sinu kehas põletikku
ja seisab sinu kapis igaks juhuks. Vahetada kohe välja. Kui sa oled arvestanud enda kapis hoida oma varutoitu selleks ajaks, kui meil üleminekul on vaja arvestada ainult sellega, mis meil käes on. Kui kõik süsteemid lähevad maha, siis need asjad, mis sind edasi teenivad sellel hetkel, need peaksid sul kodus olema. Kõik ülejäänud teeb sind selles hetkes, kus sul on vaja rahu, turvalisust, haigeks. Sest nad ei teeni sind, vaid nad on siin selleks, et lõhkuda meid. Nendest asjadest oleme me rääkinud teistes saadetes. 3 peamist ütlen ära. Kõik need masinaõlid ehk rapsiõlid, seemneõlid. Kas sa valid juua oliivõli või kookosõli? See on juba täiesti sinu kehamasina otsus, aga ära palun joo ja kasuta masinaõli, mis tekitab sinu kehas põletikku. Suhkur tegelikult igal kujul. Kui sa võtad toote ja sa vaatad seda silti ja seal peal on sugar, suhkur, mis ei ole 0, siis tegelikult sul seda asja vaja ei ole. See suhkur, mida sa saad kätte naturaalselt, on just nimelt nendes hooaja viljades ja rohkem ei ole sul kindlasti vaja. Ära varu neid asju endale, mida sul vaja ei ole. Maasikad saavad otsa, meil ei ole neid rohkem vaja. Me ei pea neid võtma muusinapurgist, mis on keedetud suhkruga. Sest meie keha ei vaja seda. Meie keha vajab rahu ja puhkust. Praegu rohkem kui kunagi eales varem. Vaikust ja kergust endas. Mida vähem on sinu toidu sildi peal nimetusi, millest see toit koosneb, seda kergem on sinu kehamasinal. Mida rohkem on seal nimetusi, seda raskem tal on, seda rohkem erroreid, seda rohkem põletikke tema sees. Jah, me oleme väga lihtsad ja töötame väga hästi, kui me anname endale kõige lihtsamat ja puhtaimat toitu. Loomulikult ei taha seda kuulda praegu ükski müügiprotsessis osalev. Olend, kelle huvides on müügi pealt teenida omale elamiseks vajalikke vahendeid. Ja ma tean seda. Ma olen seda teinud. Aga tead, kuidas ma tegin seda tööd? Ma olen müügis olnud 10 aastaid, eks ju, kogu aeg seotud sellega. Ja väga erinevatel aladel. Ma tegin seda mängurõõmust, kogu seda müüki. Minu jaoks ei olnud eesmärki kui sellist, et täita mingisuguseid tasemeid, võistlusi, summasid. Ma tegin kõike täpselt nii palju, et see pakkus mulle rõõmu. Ja loomulikult müüsin või vahendasin ma ainult seda, mis mulle endale väga meeldis. Sama siin, nüüd ja praegu.
ma jagan sulle ainult seda informatsiooni, mida ma olen läbi elanud, kogenud ja proovinud ja miks ma ütlen sulle, et ära hoia neid asju enda riiulis, mida sul vaja ei ole. Sest ma tean, kui kiiresti energia muutub. Ta ju ei kao kuskile. Kordame, loodus tühja kohta ei salli. Mida kergemini sina õpid vabanema kõigest sellest, mis on sinu ümber, aga on oma aja ära teeninud ja uued lahendused tahavad jõuda sinuni. Need uued lahendused ei tähenda alati uusi asju, vaid lahendusi, mis teenivad sind paremini kui eelmine. Seesama näide siit ja praegu. Millega me tegelesime viimased päevad? Ühe projekti lahendamisega, nagu ütlesin, olemasolevate materjalidega või võimalikult väheste uute juurde soetamisega. Ehk vanast riidekapist pikkade kleitide välja toomine oli mu eesmärk. Sest nad on seal esiteks liiga pikad, vanasti kapid ei olnud nii kõrged nagu täna. Kleit ei saa isegi täispikkuses kapis olla. Teiseks meetri peal mitukümmend kleiti. No meeter on natuke pikem, okei. Aga nad olid kõik nii hästi kokku pakitud, litsutud, nad olid kortsus, nad ei saanud hingata. Ja meil iga kord, kui võtta kleiti, tuli ta sealt välja nihutada, pärast tagasi litsuda. Ehk siis see ei olnud aus nende otsuste ja valikute suhtes, mis on tulnud seda elu rikastama, täiendama, neid tundeid ja kogemusi looma. Siis jah, nüüdseks on nad mul siin ilusti selles samas sinises toas, puuride asemel, kastide asemel. Ma näen igat kleiti, igal kleidil on oma ruum. Ehk siis meetri pealt kolisid nad 2,5 meetri peale. Sa näed enne ja pärast pilti siin. Mis arvad, kuidas me ennast tunneme jälle? Poest sai toodud toru, kruvisid juurde, sest majapidamises kogu aeg mul läheb kruvisid vaja. Lauajupp oli mul täpselt tibupuuri ehitusest selleks projektiks jäänud. Seda ma sain teada eile õhtul, Raamo ütles mulle, et sul on latt ukse taga. Ja nurgik, et kinnitada see latt põranda külge, tuli ahjust. Ühe klotsi küljest põles ära. Ja nii oli mul eile õhtul lahendus olemas. Toru oli mul juba laupäeval olemas. Ehk siis iga asi toimub omal ajal, kui sa lubad, kui sa ei punnita. Näiteks siin elamises neid asju tehes ma tean alati, et kui mul mingisugune idee välgatab, tähendab, on selle jaoks ka lahendus juba olemas. Leiame selle üles. Lubame tal tulla endani just nimelt tükk haaval. Ja ta iga kord ju tuleb. Kuidas me jõuame lahendusteni? Läbi muutuste. Läbi muutuste. Portaal on 7-7. See hinge ja teadvuse suure Sirius portaali avanemise päev. Meie hinge päikese kuu algas. Mis see tähendab? Järgmised aktivatsioonid on meie poole teel. See, mida päike on teinud, ütleme, mööduva 10 päeva jooksul, me oleme metsikult palju aktiveeritud jälle, meie kehad. Sa tunned pidevalt, et sa oled kogu aeg nagu väsinud. Korraks on natuke helgem olla
ja siis on jälle. Ja kui sa magad, sa ei maga ennast välja tegelikult, sa ärkad hommikul ja sa oled sama raske. Ja jälgi oma isusid vastavalt sellele, mis su ümber on. Millega sa toetad oma järgmist hetke ja millega sa teed endale liiga. Teadvusta. 7 kokku on 14. Mis ütleb meile sellesama hinge poolt, et duaalses maailmas oleme me saavutanud tugeva meistri taseme, loonud selle vundamendi, ehk siis see alkeemik on sinus sündinud. See maag, kes on siia tulnud õppima, kasutama 4 elementi. Kaugel sa oled oma õppimise alustamisega või õpingutega? See kõik puudutab igat sõna, mis siiamaani on öeldud. Sest see kõik on energia. Iga sõna on saanud nagu seemnekene oma energia ja läinud oma ülesannet täitma. Millal seemnekene läheb idanema? Kas kohe, kui vastuvõtja pinnas on soodus? Aga võib-olla mingi aja pärast, paari kuu pärast, mõne aasta pärast või hoopis järgmises elus. Me ei tea seda. Ja tead mis? See ei ole üldse tähtis. Tähtis on see, et see sõna, see seeme läheb teele oma tööd tegema. Millised on meie ülesanded? Mida me siia oleme tulnud tegema? Kõige selle juures, kus me vastutame kõige rohkem enese eest hoolitsemise ees. Sest ainult niimoodi saame me edasi liikuda. Aina kergemini ja kergemini. Mida rohkem on meil küljes ankruid, seda raskem on meil liikuda. Kujuta ette, et iga üleliigne energia väljendus nii sinu sees kui sinu ruumis on üks ankur, mis on põhjas. Ta hoiab sind. Iga kord, kui sa hoiad midagi käes ja ei tea, kas ma saan, kas ma võin sust loobuda, mõtle selle pildi peale. Ja kui sa oled vabastanud need ankrud enda küljest, kui palju kergemaks läheb sinu liikumine. Võib-olla sa tead, võib-olla sa veel ei tea, aga me oleme kuidagi väga palju seotud Jaapaniga, eks ju. Ja see Jaapani kultuur, keel, see, et Jaapanisse tuleb minna, seda ma tean aastaid, sinna on mind tõmmanud kogu aeg. Ma tean, et üks elu olen ma seal elanud kindlasti geishana. See teadmine, mis on sinu sees. Teiselt poolt maailma antud hetkel meie jaoks, siis teiselt poolt maailma oleva kultuuri osas, tema kommete, tema need kimonokleidid kõik, mida ma ise teen, eks ju, või ütleme, kas asjade organiseerimine, kapid, sahtlid,
see, et asjad peavad värvide järgi olema, kõik peab nähtav olema. Kui sa teed kummutisahti lahti, siis seal on rullis asjad, et ma näen igat asja. Nii nagu mul on kapis korvid, eks ma võtan korvi lahti, kõik asjad on rullis, ma näen kohe, mis seal on, see korv, see korv, see korv. Need süsteemid on põhjusega teeninud inimesi 1000 aastaid. Aga osade hingolendite jaoks, kes on siin süsteemides kasvanud, on see täiesti ennenägematu asi, ennekuulmatu ja nii edasi. Kuni nende seest hakkab midagi välja kooruma, nende oma mäludest. Ja eks ta niimoodi ongi ju koorunud ka meil, meie seest. Aga jah, see sõnum selle duaalse maailma maagiks saamisest. Maag teab, et iga tema liigutus muudab midagi. Iga tema suhe ükskõik millise elemendiga muudab midagi. Mis need elemendid on? Maa, õhk, vesi, tuli. Ja siis on veel ka metall. Okei. Need aktivatsioonid, mida kõik need elemendid praegu läbivad meie ümber ja meie sees koos meiega. Nad ei ole uued, aga nad toimuvad esmakordselt meie jaoks. Ja kuna kõik, kogu meie päikesesüsteem, meie universum, kõik tõuseb järgmisele sagedusele. Mitte ainult maa ei muutu, eks ju, vaid kõik muutub. Mitte ainult 26 000 aastat perioodi ei vahetu meie jaoks, vaid palju rohkem. Sa ütled, et mis see meisse puutub siin ja praegu? Kui me räägime nii suurtest numbritest ja Vaata, see puutubki kõige rohkem meisse siin ja praegu, sest me oleme sinuga siia tulnud selleks, et kõike seda teada ja kogeda. Et hakata mäletama oma eelmistest mäletamist väärivatest kogemustest ja teadmistest. Kõike seda, mida meil on siin hetkes sinuga vaja teada. Et läbi minna täiesti esmakordsetest protsessidest, mida ei ole tõesti eelnevalt mitte kuskil mitte kunagi toimunud. Selleks, et vahetada see lihaskostüüm järgmise evolutsiooni leveli taseme kostüümi vastu. Selleks on vaja meie jäägitud tähelepanu. Sest seda ei tee mitte keegi meie eest, vaid meie teadlikult teeme neid asju. Me teadlikult alistume ja lubame kehal läbida protsesse, mille tundeid ja tagajärgi meie kogeme ja kas raskendame või kergendame. Kordame ja kordame ühtepidi, teistpidi, kolmandat pidi. Ja eks see ongi see meie
ülesanne ja töö. Täna oli nii lahe see ettevalmistusaeg, kui me seda salli pähe sidusime, rätikut, tegelikult on see 4-kandiline siidisall, siidirätik. Ja kui ma seda pähe sidusin, ma vaatasin, no on mustlane. Et esiteks siis need tulised marsisatsid on ju. Ja meile satsid kõik meeldivad, kõik satsid, mitte kõik pitsid. Pitside suhtes oleme me väga kriitilised. Aga satsidega bluuse ja täna just nimelt siis see punane. Ja pähe tuli see erkroheline siidirätik. Lipsi ja kuklasse, no päris nagu jah. Kuskilt sealt Kesk-Hispaaniast, sealt, kus see flamenco meid ju endiselt ootab. See on üks, näed sa, kuidas tulevad teemad praegu, huvitav. Flamenco koolis käimine ehk siis flamenco sünnikohas seda tantsu päriselt tantsima õppida koos oma elukaaslasega, oma partneriga. See on siiamaani täitumata. On aeg. Jah. Seitse aastat tagasi, 7 räägib meiega täna, eks ju. 2019 ma pakun, tuli see pilt meil Facebookis profiilipildiks. Jah, see saab olla 18 lõpp 19 üsna tõenäoline 7 aastat, jah. Mis sai ühe esimestest nendest näomuutvate ja lisavate kujunditega äppidest. Tulid ju erinevad äpid erineval ajal, eks ju. See, et me oleme jõudnud sellesse suhteliselt igapäevasesse digitaalmaailma, kõik on saanud ju alguse kuskilt. Ja vot sellest tahab Raamasuga rääkida, et kuidas see tehnika on meie päevades tegelikult arenenud. Ja kas me oleme olnud kõige suhtes nii ülekohtused, nii, kuidas ma ütlen seda, halvustavad kui tänases päevas. Ma enda poolt saan öelda, et ei, kuna ma olen pidanud olema kursis kogu aeg iga uue tehnilise lahendusega, mis on tulnud meie ellu. Ja ma tean, et see kõik on toimunud põhjusega. Tänaseks ma praktiliselt ju midagi nendest asjadest ei kasuta, eks ju. Ma tean, mida tähendab nendega elu, ma tean, mida tähendab ilma nendeta elu. Ma tean, millised asjad teevad meie elu kergemaks, kui me müüme oma aega kellegi teise heaks. Kui me hakkame oma aega ja oma elu hindama enda jaoks ja enda heaks elama, väga paljud väärtused sinu jaoks muutuvad. Need aktivatsioonid, mis meiega tänasest on alanud, hakkavad meile väga täpselt näitama, kes kuhu milliseid seemneid külvanud on ja edasi külvab. Kas need ärganud hingolendid, kes on meie ümber, kes on eeskäijad, kes on järelkäijad, kasvajad, alles ärkajad, igaüks on oma protsessis. Ja need protsessid ei toimu ühise skeemi järgi, vaid igaühel vastavalt oma kogemustele ja oma ülesannetele. Üks on meil ometigi ühine. Me oleme siin üleminekuprotsessis selleks, et luua uut maailma,
kui hingolend on teadvustanud tänaseks, et ta on siin uue maailma looja ja ta toidab edasi vana maailma mustreid. Tekib väga suur küsimus. Jupiter 12 kuud toetab seda, kuhu sa oma seemned külvad, kus on sinu tähelepanu, mida sa võimendada lased. Kas käia vanu radu? Kas anda oma energiat vana maailma mustritele või usaldada ja lubada endal loobuda kõigest, mis ei teeni sinu homset, sest siis saab tulla asemele uus energia igal võimalikul moel. Ka see järgmine mõte sinu sees on uue energia väljendus, kui sa otsid lahendust. See tänulikkus sinu sees, kui sa tänad igat seda eset, millest sa loobud, sest ta on tulnud sind teenima, ta on seda teinud ja sa tänad temast loobudes teda. See tänulikkus tõmbab ligi järgmise, juba järgmise tasandi eseme sulle, mis on valmis sind sinu järgmises uues sageduses. Sest sagedus muutus kohe, eks ju. Kui ühest vanast raskusest said lahti, et kerguses edasi minna, sagedus muutus. Usu ja usalda. Siin on meil ka need sõnumid väga konkreetsed, et nüüd on see aeg, kus me vajutame unsubscribe. Ehk siis see kontodest välja astumine, mis on loodud pikka aastaid tagasi. 2009 enamus praeguseid Facebooki kasutajaid sisenesid sinna maailma. Ma arvan, et me oleme piisavalt palju ennast lasknud lüpsta ja me oleme väga tugevas usalduses ja teadmises, et need uksed tuleb sulgeda. Ja see aeg on käes. Jääb meie jaoks elulooja.ee, see, mida me oleme suunatud olnud looma, see kogukond ärkavale hingolendile eesti keeles. Ta on niimoodi, nagu ta on kasvanud ajas. Seal keskkonnas sa näed väga hästi, kuidas elulooja on kasvanud, sest see sõnum mina, punkt, mina, I, see kolmainsus, neliainsus, see kõiksus, see ainsus. Olen, see olend ja olemine, seal ei ole tegurit, seal on olend ja olemine, olen. Elu. Elu, mis kinnitab, et on seotud hingega. Sest elus on asjad, millel on hing. Ehk siis hingolend. Punkt, looja, punkt. Mis ütleb seda, et kõik see kokku ongi see looja, see creator,
see, kes on siin selleks, et luua kogu aeg midagi uut. Ja see uus ei ole selles mõttes, sa ütled, et see kõik on juba olemas ja kõik on maailmas olemas, vahet ei ole ja nii ongi, kõik ongi olemas ja midagi uut ei tule. Minu jaoks midagi uut sinu jaoks on igas päevas. Ja see ongi see, miks tuleb teha asju iga päev natuke teisiti. Sa koged kogu aeg midagi uut. Ja sealt läbi nende loobumiste jõuavad sinuni uued, sinu jaoks uued mõtted, ideed, oskused, mis tegelikult sina kui elulooja, sest ka see lause, see moto, mis iganes ta on olnud siis, eks ju, on ajas muutunud. Ta on nüüd nagu oleks ta, mina olen elulooja, sest ükskõik kuhu Katrin läheb ja keegi küsib, mis, millega sa tead küll neid igavesti ühtemoodi kõlavaid küsimusi, siis see vastus ongi, mina olen elulooja. Ja sellest on saanud tegelikult ju nimisõna. Elulooja tähendab juba iseenesest midagi täiesti uut meie jaoks, sest me oleme siia tulnud uut elu looma. Ja see elulooja leht, kogu see projekt on ümbersünnis. Kes seal lehe peal vahepeal käib otsimas ja avastamas, seal on tohutult palju materjali, eks ju. Otsing ka annab sulle välja, kui sa paned oma teemad või sõnad või küsimused või ma ei tea. Aga ta areneb vaikselt täiesti uueks ja seda juba läbi uute lahenduste. Me oleme 6 aastat loonud seda keskkonda läbi vana maailma programmide ja mustrite. Ja meie peas on olnud tänaseks 11 aastat, eks ju, kogu see visioon elulooja mudelist, projektist, mis hakkab nüüd vaikselt sedamoodi vist ennast looma, nagu ma olen aru saanud. Ja tead, kui tore on see, kui sa oledki selles lubamises ja sa lubad nendel asjadel, nendel pusletükkidel endani tulla, sest sind juhatatakse üks päev tegema ühte, mida toetab antud päeva energia, mis on seotud läbi sinu kehamasina, mille eest sina pead hoolitsema, et tema saaks aru sellest, mida ta tänases päevas on suunatud tegema. See ongi see, kuhu me astume koos sinuga, armas. Kui sa praegu käid veel raha teenimas, oled seotud oma aja müümisega kellegi teise jaoks, ei ole veel jõudnud ega saanud välja astuda sellest süsteemist, mis sind kinni hoiab, sest et see on teadlik välja tulemine sealt. See ei juhtu nipsust. Mõne jaoks hing korraldab selle nipsust ära. Töö tuleb igal olendil ikkagi teha. Endal. Nii et kui sa täna ei ole sealt väljas, aga sa tunned, et see on viimane aeg, kus ma tahan sealt väljuda, sest kõigest sellest, kuidas ja mida sa täna teed, sõltub see ülemineku
jälle tuleb kergus ainult. Mida Raama praegu selle tahab öelda? Ta ütleb, et kui sa oled süsteemis ja süsteem klõpsust kinni lülitatakse. Toome sellise näite. Kujutame ette. Mida ma siis teen? Me ei räägi seda teemat esimest korda, aga me oleme sulle öelnud, et meile järjest rohkem antakse märku selle suure armastuse laine, päikese plahvatuse, mis iganes energeetiline muutus see meid ees ootab, on ju. Siis kui see võtab maha kõik elektromagnet välja, lülitab välja, mida sa siis teed? Me ei tea, mida me ei tea. Me ei tea, kas meid kõiki lülitatakse välja või me oleme võimelised ise edasi liikuma, kui näiteks tehnika ütleb ülesse. Aga tehnika all on enamus autod tänapäeval. Ehk siis ütleme, et meie kehamasinad jäävad töösse, aga ülejäänud sünteetilise ajastu tehnika, meie elektrivõrgud, kõik lõpetavad tegevuse. See tähendab, et sa kraanist vett ei saa, su vett ei tööta, ma ei tea, kuidas sa majast välja saad või ei saa. Kui kauaks sulle jätkub seal vangi jäädes endale puhast vett? Ja milliseid makarone sa pakist närima hakkad, mida sa küpsetada ei saa? Okei, ütleme, et me saime välja, me saime tänavale. Kuhu ma lähen? Ükski telefon ei tööta. Kõik inimesed, kes on tänavatele saanud, on paanikas, sest nad ei tea, kuhu. Nad ei tea, mida. Enamus ei tea. Sina tead, mida sa teed, kuidas sa enda eest täna hoolitsed, et sa ülehomme oled hoitud ja kantud. Sel teemal on meil üks sõnum sulle räägitud. Kuidas sa saad täna hoolitseda, et hoolitseda ka selles hetkes enda eest, et olla hoitud ja kantud. Sa pead hoidma oma sagedusi piisavalt kõrgel, kõrgemal kui ülejäänud mass. Sest ainult siis saavad kõrgema sageduslikud koostööpartnerid, meie kosmilised õed ja vennad meid kanda ja hoida, kui meie hoiame oma sagedusi piisavalt kõrgel. Kui me seda ei tee, oleme me seal samas, kus kõik need olendid, kes ei saa aru, mis toimub. Aga meid on vaja, et hoida rahu, et aidata teistel liikuda välja, kes on välja saanud. Tuua nad sinna, kuhu sa tead, et sina saad minna. Kui palju on sul selle tee läbimiseks endaga asju kaasa vaja võtta? Kas see üks seljakott on sul olemas ja pakitud? Seal võiks vähemalt üks veepudel olla, millega sa teadlikult päris kaugele jõuad. Seal peaksid olema mõned riideesemed, mis sind teenivad igas olukorras, mis kuivavad, lasevad hingata. Ja nii edasi, sa hakkad aru saama, millele me vihjame, eks ju. Vaata üle, kas sul on valmidus tegelikult muutusteks? Me oleme siia tulnud selleks, et neid muutusi vastu võtta. Vastuvõtmine tähendab, et ma olen valmis. Kui sulle öeldakse, et sulle tulevad külalised, sa tahad neid vastu võtta ja sa valmistud selleks, aga see on ju seesama. Need külalised tulevadki meile. Need külalised on juba meiega siin otsapidi.
sellepärast me olemegi nii väsinud, sellepärast meil on vaja lubada olla, magada, puhata, maandada, juua rohkem kui kunagi varem ja lisada vette, kas siis elektrolüüte või puhast soola. Muidu tekib meil organismis ühenduse puudus, kui me lihtsalt veega loputame kõik välja. Meil on vaja ühendused alles jätta, hoida neid, eks ju. Sest et nemad aitavad kõigel sellel kiiremini ja kergemini toimuda. Vaata nüüd, vaata ennast ja vaata, mis toimub sinu ümber. Vaata, mida sina saad muuta, mida sina ei saa muuta. See, mida sina muuta ei saa, ära selle pärast üldse muretse. Sest kui sina oled valmis muutusteks, siis see on see, millega sina saad tegeleda siin ja praegu. Vau! Aitäh, aitäh, aitäh! Me oleme tund aega sulle edastanud kogu seda võimast seisu, milles me oleme ja mida me saame enda jaoks teha. Ja meiega koos on siin Romantik Taro, mis on oodanud oma järge. Muidugi Romantik Taro, sest kes on meie päevakangelane? Kes on meie päevakangelased? Meil ei ole ju ühte, meid on ju palju. Me ise oleme need päevakangelased täna siin selles portaalis ja muidugi siis on see Veenus, kes vahetab seda märki siit julgest lõvisüdamest, kes on looja. Lõvi on looja. Veenus oma ilumeelega ja maaga, jumaliku naisprintsiibi esindajana, selle uue loojana siin ja praegu ütleb meile sõna otseses mõttes, mida meil on vaja teha ühiselt. Ja neljapäeval tunda seda tugevust, seda ühisväge, seda jõudu, mis meis on. Et puhastada, puhastuda, vabastada, lubada. Seda juba nii täna kui ka siis järgnevad päevad, eks ju. Ei ole ka seda ühte. Me oleme sellest täiesti sees. Huvitav, et see pakk on kooldunud. No nii. Ahah. Tõde. Mõõkade äss tuli meile esimesena lauale. Tõde. Siin on jumalik naisprintsiip. See ingel, see Veenus kinnitab meile. Muidugi Sirius ütleb, et see on teemantitega kaetud tee. Jälle ta tahab väga palju selgitada seda lauset, sest meie oleme need teemantid. See iga tähesaadik, see iga eeskäija, sina, mina, kes me oma valgust hoiame, seda teemantit lihvime. See on teemantitega kaetud tee. Igal teemantil on oma ülesanne särada. Igal teemantil pole kuskil siukest valgust, mis teda särama paneb. Need ei ole teemantid, aga nad säravad ka väga hästi. Kui sa paned praegu seal silmad kinni ja kuulad seda lauset, mida Sirius meile ütles.
see on teemantitega kaetud tee. Mida sa näed? See tee, mida mööda sa käid, see on hoitud ja kantud. See on tugevatele, kes on valmis lõpmatult palju lihvima, kes ei karda lihvimist, sest nad teavad, mida rohkem nad lihvivad, seda rohkem valgust nad suudavad jagada. See teemant, kes sa oled, see killuke, tähetolmus. Nii on meil juba laua peal. Mida meil on vaja veel teada? Millega meil on vaja arvestada siin ja praegu? Millega meil on vaja arvestada siin ja praegu? Anna mulle 3 kaarti. Münkide kuninganna. Kui kaugel sa oled? Ja muutused. Kõik see kinnitus praegu Veenuse, eks ju, siin on nüüd Maailma ja Veenus meil. Selles pakis on 2 erinevat, raskused tuleb maha jätta. Kordab meile, nii nagu eelmine kord. Kõigest kandamist tuleb loobuda ja usaldada. See on nüüd see külluslik, armastav, hoidev, ilu endas ja enda ümber loov. Veenuse ja maailma esindaja, müntide kuninganna, kellel ei ole mitte kunagi millestki puudus, kes leiab alati kõik lahendused. Kes teab, et ta on hoitud ja kantud, kui ta enda eest hoolitseb. Kõik kõhklused ja kahtlused, tõestamised, võitlused. Need kaardid on nii kõnekad, meil on siin 5-5. Need on need muutused, mida me läbime. Näed seda sünkroonsust, tunned seda sünkroonsust, kuidas tänase portaali sõnumid on sinuga kõlanud. Siin on meil mõõkade 5 ja sauade 5. Need sinu jonnakad mõtted. Siin see kehakeel näitab hästi seda laste mängu või need tõestamised, näitamised. Me ei ole siin, et kellelegi midagi tõestada. Me igaüks peame jõudma selleni, et see on teisejärguline. Sina tuled kõigepealt. Luba muutused enda ellu, alusta neid ise. Sina oled elu looja.
meil ei olegi rohkem mitte midagi öelda. Peale selle, et armas elulooja, kui sa tahad meiega ühenduses olla, siis soovitame sul liituda elulooja pereliikmeks. Me järjest kõike arendame kordamööda, nii nagu me oleme juhatatud, nagu sa aru saad. Ja see on see sõltumatu liin, mis meile jääb. Jah, sinna sisenemiseks valid sa, palju sa panustad. Kas sa panustad 9 või 99 või 999? Kelle jaoks mis? Aga see panus tuleb sinu südamest. Tänuga, et see keskkonna loomine on toimunud. Et Katrin on võtnud selle ülesande vastu 2018, 2015 juba võib öelda, kui ma visioone nägin ennem, eks ju. Ülesanne anti 2018. Siis see tohutu enesesse investeerimine, mida me oleme läbi oma elutee õppinud. Just nimelt õppinud ja õpetanud enesesse investeerimist, mis ühel hetkel hakkab sind kandma, hoidma ja kandma. Ehk siis tänu meie oskustele läbi teekonna oleme me suunatud neid keskkondi looma, mis oleksid sõltumatud. Vähemalt nii kaua, kuni meil on see ühendus. Sest kui ühendus kaob, siis meil ei ole ühendust. Aga enne seda on meil keskkond, läbi mille me saame turvaliselt teada, kes, kus, mida, kuidas. Saad sa aru? See on üks perekond, kes saab teada, kes on kus ja kuidas me üksteisega vajadusel kokku saame. Migratsioon on vahepealse etapi üks võtmesõnadest, sest inimkond on suunatud migreeruma. Seda me oleme rääkinud ka aastaid. See aeg on käes, me olemegi siin, kus maailma raputab niimoodi, et ta muudab teatud kohtades elamise võimatuks. Osa hingulanditest kaovad läbi nende kogemuste. Osad liiguvad teistesse kohtadesse, läbi põlengute, läbi uputuste, läbi värinate. See kõik on käes. Inimeste liikumine kiireneb. Mõtle selle peale. Kas olla ühes kogukonnas, 2 kogukonnas, 3 kogukonnas, 5, seda otsustab igaüks ise. Sa oled täpselt seal, kuhu sinu sagedus sind juhatab. Kokku oleme me suunatud tulema. Meie omakorda oleme suunatud aitama sul mäletama hakata, usaldama hakata, jagama hakata. Järgmise korrani, armas. See on õige pea. Nagu sa näed, meie digipuhkus näitab meile tegelikult seda, et jah, me iga ülesannet kaalume, vaatame. Aga tegelikult ju toodame iga nädal jällegi oma nädala kroonikat, mis on väga kindla eesmärgiga, mis kirjeldab seda elu, kuhu me oleme siis suunatud, neid erinevaid tingimusi läbi meie teekonna, kus me oleme käinud, kus me oleme elanud,
seda ülemineku aega, seda perioodi, mismoodi loodus meie ümber muutub, käitub, et aidata välja tulla inimestel sealt konksu otsast, mis hoiab kinni sind ja sinu sagedusi madalal, on elulooja kroonika üks umbes tunniajane nädala kokkuvõte, mis aitab sul sagedusi hoida, tõsta, tuua sulle rahu, mõningaid kanaldusi, näpunäiteid. See on päris elu, mida me elame, olenemata siis kohast, kus me oleme suunatud. Seal on kindlasti meie kaasteelised kajastatud, praegusel hetkel kõik meie sabad ja suled. Ja pereliige saab alati elulooja nädala kroonika kohe kättesaadavaks, kui ta meil on valmis tehtud. Järgmine, ülejärgmine päev tavaliselt. Meie nädal jookseb kolmapäevast kolmapäevani, nii et iga neljapäev on peaaegu olemas nädala kroonika. Lisaks on siis need kuuportaalid 2 nädala tagant. Lisaks on siin meil portaalid nii nagu tänane või siis täiesti mingid üllatusteemad, mida Raama tahab edastada. Teeme oma tööd ja naudime mängu sajaga. Aitäh sulle, kes sa meiega koos seda teed. Aitäh sulle, kes sa meid toetad. See loeb meile väga palju. Nagu sa aru saad, on see üks osa hoitud ja kantud olemisest tänu oma tööle, mida me siis oleme teinud ja teeme. Ja aitäh sulle, kes sa sellest meile ka tagasisidet annad. Pannes videole like'i või subscribe'ides ennast või liitudes elulooja pereliikmeks. Järgmise korrani. Namaste.